Tere tulemast! Tõesti on tore teid taas siin kõiki näha ja täna me oleme Tallinna Keskraamatukogu peamajas ja see on lausa nii suur maja, et me saame siin päris mitu päeva ja mitu saadet veeta. Aga lähme nüüd vaatame, et mis siin majas kõik peidus on. Aga alustame sellest, et lähme vaatame, kus on rõdusaal ja vanad raamatud. Et see vanade raamatute saal ja rõdusaal, kuhu me praegu läheme, on selline koht, kuhu tavalugeja iga päev päris ise ei saagi minna. Et see on meil natuke luku ja riivi taga, sest seal on nii väärtuslikud raamatud. Aga lähme nüüd. Nüüd me oleme siin rõdusaalis ja kui te vaatate mu selja taha, siis te näete, et siin raamaturiiulites ei ole sugugi sellised moodsad raamatud, kui nagu me siiani oleme teistes raamatukogudes näinud, et sellised raamatud, mida saaks minna poest ostma. Et Tallinna Keskraamatukogu on päris selline vana raamatukogu, üle 100 aasta vana, et aastal 1907 sai ta alguse. Ja siis ta kandis sellist huvitavat nime, ma pean kohe natukene spikerdama paberi pealt, nagu Tallinna linna maksuta avalik raamatukogu ja lugemistuba. Ja siiamaia kolis raamatukogu 1921. aastal, aga siis ta ei olnud sugugi mitte terves majas, vaid ikkagi ka ainult paar ruumi. Ja raamatukogu direktoriks sai raamatukogunduses selline väga tuntud mees nagu Aleksander Sibul, kes oli selle raamatukogu direktor üle 29 aastat. Ja siis kui osades ruumides oli raamatukogu, siin oli ka teisi asutusi, siis ka selle direktori korter oli siin samas majas nagu raamatukogu oli, nii et sai minna ka öösel raamatuid laenutama või natukene tööd tegema, kui ta tahtis. Ja sellepärast ongi tegelikult väga tore, et siin majas on ka sellised vanad raamatud alles. Et mis te näiteks arvate, et kui vana see raamat võiks olla? No, kui vana on väga vana, ütle mõni number mulle. No, kas keegi teine julgeb pakkuda? 100. Pidid just ütlema, et 100, jah. Et see on täpselt aastal 1915 välja antud raamat ja tegelikult teile enamusele, kui te oleksite käinud 100 aastat tagasi koolis, siis kes loeb selle pealkirja siit välja? Kooli lugemise raamat, ehk siis nagu kirjanduse õpik, jah. Aga kui te siit kaane pealt veel oskate lugeda, aga kui me hakkame edasi vaatama. No, kooli lugemise õpik, siit loete ka veel kõik ilusti välja. Ei ole küsimust. Sisukord, no, kas saate aru sisukorrast ka? Tunnete need tähed ära? Ülevaatlik sissejuhataja. Palun, ei olegi sisukord, on ülevaatlik sissejuhataja. Aga kui ma nüüd keeran teile ette esimese teksti, mis siis juhtub. Kas see on ka veel eesti keel või? Hoopis teistsugused tähed. Et see on seesama, et mingi aeg tagasi natukene eesti keelt trükiti teistsuguste tähtedega, et isegi kui kaanepildilt saame aru, siis seest selle raamatu lugemine vajab natukene harjumist, aga ma saadan selle teile ringi käima ka hästi niimoodi ettevaatlikult, eks ju, et see on selline vana raamat, saate vaadata neid tähti, saate vaadata, kas on mõni sõna, mille te ära tunnete. Aga mõned vanad raamatud veel, et siin on üks mõni, mis lihtsalt näeb nagu väga uhke välja. See on vene keeles, sellepärast, et siin on ka siis, kui raamatukogu loodi, oli siin juba mitmes keeles raamatuid, nii nagu tänapäevalgi. Ja siin on, näete, kui uhkelt on kõik kujundatud ja see raamat on veelgi vanem. Sellised, see on natuke teistsugused need vanaaegsed raamatud. Mustvalged. Kuskil siin oli kirjas, see raamat on trükitud aastal. Kes see näeb? Sealt alt.
1898. Teinekord on tore, kui räägid vanast ajast, et siis tekiks juurde mõni pilt, et inimesed on nagu raamatud on erinevatel ajastul isemoodi välja näinud, ehk siis inimesed on ju ka isemoodi välja näinud ja ma leidsin siit ühe sellise fotoraamatu, kus on nagu ka erineva ajastu inimesi. Siit ma seda aastat ei leidnud, et millal ta trükitud on, aga ma arvan, et kindlasti ei ole see eelmisel aastal või 10 aastat tagasi, et ikka natukene vanem. Vaadake, millised soengud naistel on ja millised uhked rõivad. See on tegelikult nagu teatrikunstist räägib see raamat, et näitlejatest ja etendustest. Siin on üks täitsa tore pilt. Vaadake, millised erinevad tegelased on kõik kokku pandud. Raamatutega on tihtipeale seotud ka igasugused rekordid, et võib-olla me selle peale ei mõtle, et raamatud, lihtsalt üks raamat on, lähed, ostad poest ja loed, mis ta on 10 eurot, 15 eurot, aga tegelikult on niimoodi, et nii mõnigi vana raamat on väga-väga kallis, et ma leidsin, see on küll aastast 2008, aga maailma top 10 selline rekordite raamat on meil siin raamatukogus ja kui ma siit otsisin raamatute kohta infot, et millised rekordid on raamatutega seotud, siis ma leidsin, et on müüdud väga erineva hinnaga kalleid raamatuid, et siis üks kallimaid, mis maailmas müüdud on nimega Codex Hammer, Hammeri koodeks, et koodeks on selline seaduse raamat ja see raamat on siis aastast 1506, et kes ütleb mulle, kui vana raamat see on, kui meil on praegu aasta 2015. Umbes 500 aastat vana raamat, et meil siin raamatukogus nii vana raamatut kindlasti ei ole. Aga kas keegi julgeb mulle ka pakkuda, et kui 500 aasta vanune raamat, mida on nagu maailmas tõesti väga vähe, võib-olla ainult üks eksemplar järgi jäänud, kui see tuleb kuskile müüki, kui palju raha sellise raamatu eest on inimesed valmis maksma? No, mis sa Jess arvad? 200 eurot. Mis sa pakud? 10 000 eurot, nii, pakkumised lähevad kõrgemaks, müüa, mis sina pakud? 15 000, Anett? 1000? 2000 ja Mirjam, mis sina arvad, kui kallis võiks üks väga väärtuslik raamat olla? 50 000. No sinu pakkumine on kõige lähemal, aga tegelikult ikka nii kaugel sellest õigest hinnast. 19 miljonit eurot. See võtab tummaks, eks ju, et see on ju lihtsalt üks raamat, aga on neid inimesi, kes raamatuid koguvad, nii nagu kogutakse postmarke või keegi kogub kalendreid, kogutakse ka raamatuid ja kui sa oled tõesti selline, ega igaüks ei saa endale sellist raamatut lubada, aga jah, 19 miljonit eurot. Et need raamatud võivad ikka väga-väga väärtuslikud olla. Aga mis te arvate, milline on maailmas enim müüdud teos? Ma ei ütle ilukirjanduslik raamat, aga üleüldse, ma ütlen seda igal aastal trükitakse. Seda on peaaegu igal pool, et selline enim müüdud raamat maailmas. Vaatame, kas keegi teist mõtleb välja. Ja ma arvan, et see rekord püsib aastast aastasse. Ei ole. Harry Potter on ka olnud väga popp siis, kui ta ilmus ja see sari, aga see on midagi, mis on veel kauem olemas olnud kui Harry Potter. No, kuidas ma teile veel võiksin vihjata selle raamatu kohta? Ma arvan, et olete selle kohta õppinud koolis. See raamat on kirjutatud üsna tükk aega tagasi, aga sellest trükitakse kogu aeg nagu uuesti ja uuesti. Ja ma arvan, et iga päev seda ei loe, võib-olla mõni üldse ei loe, aga kirikus ma arvan, et kasutatakse seda kõige rohkem. Piibel, just, et piibel on enim müüdud raamat maailmas. Üks rekord veel, mis maailmas on tehtud, on kõige paksem trükitud raamat. Kõige paksem trükitud raamat. Meil on siin ka, eks ole, erineva paksusega raamatud. Mõni on õhem, mõni on paksem. See trükiti Inglismaal 2009. aastal ja sinna raamatusse pandi kokku kõik Agatha Christie Miss Marple'i lood.
mis ma võib-olla olete telekast näinud, see vana selline detektiivi proua, kes lahendas krimilugusid ja mõrvasid. Kõik tema lood pandi ühte raamatusse kokku. Ma ütlen teile, et see raamat kaalus lõpuks 8 kilo ja oli 32 sentimeetrit paks. Ma ei näita teile praegu, kui paks on 32 sentimeetrit, kas see on nii palju või nii palju. Mõtlesin, me võiksime nüüd teha niimoodi, et siin on natukene raamatuid on, millest me saame proovida, et igaüks või ka te paari kaupa võiksite nüüd teha ühe kuhja, kus te panete, et mis te arvate, et kui mahukas on 32 sentimeetrit raamatut, et kui paks siis see maailma kõige paksem raamat on. Olete valmis? Et siis valige siit raamatud, et 32 sentimeetrit, kui kõrge kuhi see teie meelest oleks. Julgelt. Väga hea. Nüüd me saame hakata kohe kontrollima, sest mul on ka selline asi nagu joonlaud. Küll mitte 32 sentimeetrit, kõigest 19, ei 20 sentimeetrit. Väga hea. Nii, kellest me alustame? Jasminist ja Anetist. Ei, Jasminist ja Triinust. Just, nii. Mille järgi teie arvutasite seda, et 32 sentimeetrit? Joonlauda teil ei olnud, seda ma nägin. Kõhutunne. No, kes tuleb paneb oma sõrme siia? Mina. Nii, pane siia raamatu vastu 20 ja nüüd meil on vaja veel 12 sentimeetrit, see on nii palju. Noh, üks raamat sai teil justkui liiast. Vaatame, mõõdame nüüd siit kõrvalt. Jassi ja Aneti meeskond. Teiega ma juba ennem küsisin, teil käis ka nii kõhutunde alusel see värk. Nii, mõõdame. Peast, okei, 20. Nii, kes paneb oma sõrme siia? Anet paneb sõrme siia, ma lükkan seda natuke siia poole, ma tühja võtta. Nii, 12 peaks olema siin. No teil jäi nagu, üks õhukesemat sorti raamat jäi natukene puudu, aga päris hea silmamõõt on teil. Nii, vaatame 3. meeskonna töö ka üle. Teile ei üks natuke paksem ja üks natuke õhem raamat puudu, aga ei ole hullu. Mulle tundub, et see keskmine raamatu kuhi oli kõige täpsem, et kui teile jäi üks raamat natuke nagu puudu, et oleks päris 32 sentimeetrit olnud. Aga muidu oli väga hea, et kuidas teil see meeskonnatöö omavahel läks? Aga kuidas te nagu otsustasite, et nüüd on valmis või natuke nagu jäi kripeldama, et oleks tahtnud ühe raamatu veel lisada või? Anett korra ütles, et jätame poolele, ma kuulasin teda küll, aga tahtsin panna ühe raamatuga, ma kuulasin tüdrukutega oli eesõigus. Nii, aga proovige, kas sa jaksad tõsta seda suurt raamatu kuhja, et kui raske on üks 32 sentimeetrine raamat? Ära väga kõrgele tõsta. No, peaaegu. Noh, natuke pead veel sporti tegema, siis saad nii rasket raamatut lugeda küll.
Keskraamatukogu laste- ja noortekirjanduse osakonnas saab mõnusalt aega veeta. Lugemispesa, arvutid, raamatud päris väikestele ja loomulikult koolilastele, põnevad teatmeteosed ning lauamängud. Kes vahepeal soovib lugemisest puhata, võib koos sõbraga hoopis meelepärast lauamängu mängida. Kas sina tead, kuhu kadusid dinosaurused, kuidas tekivad keeristormid ja miks kilpkonnal on seljas kilp? Vastuseid just säärastele küsimustele leiad sa laste teadusajakirjast Minu maailm. See ajakiri annab hästi palju teadmisi maailma kohta, et mis toimub, miks need asjad on ja paneb mõtlema asjade üle, sest alati meie ajakirjas ka ei ole lõplikke vastuseid. Et ärgitab sellist teadushuvi. Me oleme hästi palju erinevatest loomadest kirjutanud, kõige imelikemast loomadest, rottidest, erinevatest, kõik, mis on hästi põnev niimoodi, kuidas koerad näiteks võivad inimesi aidata. Et hästi palju, siis on igasugustest lennumasinatest. Sageli meil on erinevad läbilõiked, kas kindlustest, mingitest põnevatest kohtadest, põnevatest tehnikaasjadest. Märtsikuu numbris saavad lapsed lugeda nii selgeltnägijate kui sülitava maakera kohta. Kindlasti tasub uurida artiklit, mis otsib vastust küsimusele, kuhu kaovad laevad. Tuleb veekiri, see viib need põhja. Siin ongi meil juttu müstilistest kadumistest ja Bermuda kolmnurgast, mis on selline kõige saladuslikum koht, kuhu on kõige rohkem igasuguseid lennukeid, laevu ja mida kõike kadunud. Ajakiri kutsub huvilisi osalema joonistamiskonkursil Tuleviku maailm, nii et laske ka fantaasial lennata ja asuge ruttu joonistama. Teie töid oodatakse kuni 15. aprillini. Täpsemalt saate konkursi kohta lugeda ajakirja kodulehelt www.minumaa.ee. Tere! Päris kohe tuli. Päris kohe. Oi! Talle meeldib väga musitada. Ma soovisin ka endale mingi
Ei ole. tere! Steffi on Tallinna Keskraamatukogu lugemiskoer. Kas teie teate, kes on lugemiskoer? Ei tea. Arvad, äkki ta loeb ette, oskab lugeda? Ei. Mina arvan, et talle peab lugema üldse. Jaa, talle ei pea lugema, talle meeldib, kui talle loetakse ette. Vahest on niimoodi, et kui natukene kardad lugeda või veel ei oska, tahaks harjutada, siis saab Steffile tulla harjutama lugemist. Kuidas koer saab aru, kas sa oled hästi või halvasti? Aga tema tahab lihtsalt kuulata sind. Tema ei tahagi, et tema arust ei pea lugema hästi või halvasti. Tema lihtsalt kuulab sind. Kas iga koer võib hakata lugemiskoeraks? Iga koer, kes on sõbralik ja kellele meeldib, kui teda niimoodi katsutakse ja talle meeldib kuulata ja laste seltskonnas olla, siis ükskõik milline koer võib. Mida selleks tegema peab, et lugemiskoeraks üks koer saaks? Lugemiskoer peab olema hästi kasvatatud. Ta peab oskama niimoodi, et kui sa ütled talle, et istu ja ole paigal, siis ta peab ilusti kuulama sind. Ja selleks, et päris lugemiskoeraks saada, siis tuleb ka eksam teha. Selline raske eksam, kus vaadatakse, kas koer on ikka sõbralik. Et proovitakse, tehakse kõva heli igaks juhuks ja vaadatakse, kuidas ta reageerib helile, et ta ei kardaks heli ja oleks ainult kogu aeg sõbralik. Ta on sõbralik. Steffi on väga sõbralik. Ta on ilmselt väsinud. Jah, ta naudib praegu teie seltskonda. Ta lihtsalt mõnuleb, tal on silmad lahti ja mõnuleb. Mida Steffi sööb? On tal mõni oma päris lemmiksöök? Steffile maitsevad väga paljud asjad, aga tema kõige lemmikum maiustus on porgand. Minu lemmik on porgand. Ja Olete varem kuulnud koerast, kes armastab porgandit süüa? Ei ole. Mina olen. Teil on kindlasti Steffi kohta küsimusi, et teemegi nüüd ühe küsimuste ringi, et igaüks saab küsida, mida tema Steffi kohta teada tahab. Alustame sinust, Jess. Palju ta kaalub? Steffi kaalub 35 kilogrammi. Ta on päris suur. Kas Steffil on palju sõpru? Steffil on palju sõpru, tal on sellised kõigepealt inimese sõbrad on tal ja siis tal on koerast sõbrad on ja tal isegi meeldivad kassid ka vahest. Mis ta kõige lemmikum jook on? Kõige lemmikum jook. Ma arvan, et kui ta saaks, ta jooks kogu aeg piima ja jogurtit aga ta ei saa. Talle meeldib vesi ka. Kas ta kannab kogu aeg rätikuid? Ja kui me välja lähme, siis ta kannab kogu aeg rätikuid. Tal on hästi palju rätikuid. Tal on punaseid, kollaseid, oranže. Täna panime rohelised, sest mul on rohelised kummikud. Aga ta kannab palju rätikuid. Siis ta on nagu tüdrukulikam. Kas tal on mõni selline krae ka, mille ta saab panna talvel ka, et muidu hakkab tal talvel õhukese rätikuga külm? Tegelikult Steffil ei hakka talvel külm. Tal on selline, tundub, et on õhuke karv, aga siin all on hästi paks karv. Siis tal ei hakka talvel kunagi külm. Tal on kogu aeg soe. Koertel ei hakkagi külm. Osadel koertel hakkab, kellel seda aluskarva ei ole, aga Steffi koertel ei hakka. Labradoridel ei hakka. Ja räägi see tore lugu, kust Steffi oma nime on saanud. No mina läksin Steffile järgi niimoodi oma kutsikale ja siis ma vaatasin ja mina tahtsin talle väga nimeks panna millegi pärast Naomi. Aga kui ma ta sinna autosse panin, siis ma vaatasin, et ta ei ole väga Naomi nägu. Ja kuna tema esimene mänguasi oli selline pall, tennisepall, siis mul tuli meelde üks hästi tore tennisemängija tüdruk nimega Steffi Graf. Võib-olla olete kuulnud. Stefani Maria Graf. See on tema hüüdnimi. Passis on tal veel pikem nimi. Steffile väga meeldivad igasugused loomadest lood ja tänaseks lugemise raamatuks valisin sellise raamatu Miks sul pole saba? Miks sul pole saba? On sõrmed ja naba. Kuid kus on sinu saba? Kui saba on taga, vaid siis oled vaba, sest sabaga saab kärbseid peletada. Sabaga saab sõnu seletada. Sabaga saab lampe lülitada. Saba peal saab pehmelt külitada. Sabaga saab suppi segada.
saba peal saab sõpru vedada. Sabaga saab ennast väljendada, sabaga saab teisi jäljendada. Sabaga saab sõlmi harutada, sabaga saab põmdi põrutada. Sabaga saab voodis virkurdada, sabaga saab hoogu pidurdada. nii, Steffi, sina oled meil siin praeguse lõigu peategelane ja sulle loeti raamatut. Et kuidas sulle see loetud raamat küll meeldis? ma arvan, et talle meeldis väga see raamat. Ta pärast võib näidata, kus tema saba on. Ta oskab näidata seda. Paigal, Steffi. Steffi, anna mulle tere, jah. Tere. Kas sa teise käpaga ka? Tubli, tere. Hästi tubli. Steffi, laama. Tubli. Aga nüüd on see raamatust. Steffi, kus sinu saba on? Näita, kus su saba on? Seal on su saba, jaa. Keeruta. Steffi, keeruta. Tubli. Kas sa patsu lööd? Oih, nii tore olid.